Kallid üheksandikud, armsad minu lapsed. Tutvusin teiega aastal 2011, 1. septembril aktusel. Teie aktus oli tavapärasest erilisem, see toimus koolimaja aulas, sest väljas oli vihmane ilm. Ja teie koolitee Jakobsoni koolis teatavasti lõpeb eriliselt. Teist on jäänud 4-5 aasta jooksul mulle hästi palju mälestusi siia ja siia. Ja mul on teist ka väga-väga palju pilte. Aga täna on mul kaasas ja seljas üks eriline mälestusese ja teine mälestusese. Selle põlle peal on teie kõikide nimed tikitud ja see teeb selle põlle väga eriliseks. Kahjuks minu kokandusoskused ei ole ajaga paranenud. Tahan teile soovida, kallid lapsed, ilusat soovide täitumist, imede toimimist. Aga ikka ütlen, jääme ka realistideks, seisame tugevalt 2 jalaga maa peal, haarame ise ohjad ja siis need imed ja soovid saavad täituma. Jääge terveks ja olge hoitud. Oli aasta 2012, oli 1. klassi lõpp, oled rõõmsameelne ja õnnelik. Nüüd on aasta 2020, sa saad varsti oma viimase tunnistuse Jakobsoni koolist. Olgu sul ikka veel ja veel häid tunnistusi, sõpru ja põnevaid teid. Tuult sulle liibadesse, ole tubli. Tere üheksandikud, kõige rohkem muidugi tere 9C. Kas te mäletate, siit sai kõik see alguse. Ja siis, kui te lõpetasite 4. klassi, siis te kinkisite mulle niisuguse raamatu. Et sul jätkuks ikka alati häid mõtteid. Nüüd on see aeg, kus mõtted on otsa saanud. Nüüd ma loen teile ainult raamatust ühe lause. Et kool on töökoda, kus kujundatakse kasvava põlvkonna mõtet. Aga seda tuleb kõvasti peos hoida, kui ei taha, et tuleviku käest lased. Ja nüüd ongi ainult 6 aega veel jäänud. Ja loodan, et see tarkus siit, mis te saite, aitab teil valida õiget sihti elus. Edu teile ja olge tublid! Kallid üheksandikud, armas 9D, minu lapsed. Mäletan teid üksmeelsete, sõbralike, heatahtlike ja abivalmis lastena. Soovin teile edu kõiges, mida ette võtate. Edu ja õnne, pea püsti, selg sirgu ja saavutage oma eesmärgid. Tulevik on julgete päralt! Äratus, 1. september 2015. Mida me istume siin ilmselt vanad ja paksud? Hallid, koledad. Aga vaata siia. Kui ilusad need on. Säravad. Jakobsoni kooli toodang. Kuidas nad ilusaks said seekord? Ma Tiiu Mürk kasvatas ilmselt. No kindlasti on oma osa aktiivsel Olesja Roosmaa. Mina arvan, et Anne Kilbalus teise aevaimata. Ja Urve Metko kindlasti andis oma parima. Aga jagame ära, sest mina olen A-klass, mina hakkan võtma. Juba võtsid korvi ja muudku hakkad võtma. Okei. Ma võtan kõigepealt need ühe nimega, sest ma olen täiesti kindel, et see nimi saab kuulsaks. Tegelikult maha. Siis ma tahaksin võtta selliseid ilusaid ümmargusi poisse. Nii. Siis ma võtan näiteks endale ilusaid ja tarkasid. Siis ma tahaksin näiteks veel baleriine 6 tükki kindlasti. Siis ma võtaksin siit neid veel natukene. Selle näiteks see räägib vene keeles, ma võtan selle ka. Ma oskan rääkida küll. No nii, aitab nüüd küll, mina tahan ka midagi. Ma kindlasti võtan pikad, sportlikud ja väledad, sest et iga-aastane ümber koolimaja jooks võit peab tulema meile. Kui sa nii ütled. Ja siis ma võtan, kuna mulle meeldib vaielda, siis ma kindlasti võtan vaidlejaid. Ja kindlasti mõned targad.
ilusad, andekad ja kindlasti. Nüüd aitab ka juba. Nüüd on paar täis. Oot. Ja ühe kunstniku võtan ka. Ma oleks ise selle peale pidanud tulema. No okei, kuulge, nüüd ikka meie ka ja mina isiklikult kohe hakkan võtma, mina võtan Hebe. Minule see rahvakunst ja rahvatants väga meeldib. Mina teen niimoodi, et kõik tüdrukud, kes mu klassis, praktiliselt kõik on Hebes. Niimoodi. Nad on muidugi targad ja ilusad ka veel. Ja siis ma võtan ühe sellise hästi targa, kes igal aktusel hakkab saama kiituskirju, et ma saab siin plaksutada kogu aeg. Nii, siis ma võtan ühe, kes vaidleb igast tunnis, sest õpetaja Anne Kilk on minu klassi selliseks kasvatanud, et nemad on väga sellised sõnakuulelikud, aga et üks kogu aeg vaidleks tundides, tekitaks probleeme, et see ka peab olema mul. Ja siis ma võtan jalgpallureid. Läks lahti nii, aga oli kui ilus. Need väikesed. Mina võtan võrkpallureid, võtan kindlasti baleriine, neid läheb ka mul vaja, ühe Hebe ja võtan kindlasti ka õpilas esindusse mõne tüdruku. Mina arvan, tundides on nad niikuinii koos, enamustes tundides. Nii, mina arvan, et me hakkame üritusi ka koos tegema. Ei, no tegelikult oleks jube hea, kui nad oleksid omavahel sõbrad ja saaksid hästi läbi. Aga teate, mina teen nüüd vahepeal puhkepausi ja lähen kasvatan enda lapsi ka. Ka mõistlik, aga me võtame pulga. Kadri oskab ja teab kõike ja tegelikult... Las ta organiseerib. Ja tema on hea koos. Siis saame näiteks sinna Vasselinasse minna, kes tema ju teab selle hästi. Ja ta on palju käinud seal. Ei, no tegelikult praegu on see olukord suhkene haim. Aga tulevik on lill. Tegelikult oli meil ikka teiega koos tore, ikka täiega nautisime vahepeal. Mõnikord ikka hüppas kops üle maksa. Ja mina olin vahel väga uhke teie üle. Aga me liikusime siiski ühes rütmis. Mõtleme ikka teie peale. Oled sa mõelnud, kui palju on tehnika arenenud tänu füüsikateadustele ja füüsikavalemitele? Näiteks minu lapsepõlvekodus kaaluti margapuu ehk päsmeriga. Mina mäletan, et minu vanaisa vanaema nimetasid seda päsmeriks. Päsmer töötas siis kangi põhimõttel ja loomulikult nagu ikka kaalumisel kasutas raskusjõu abi. Siis vahepeal olid sellised kaalud, käisid turul, said kartulit või mis iganes osta selliste kaaludega. Tänapäeval, kui sa lähed reisile, võtad sa sellise kaalu. Näeb ju ka väga päsmeri moodi, põhimõte on sama, aga lihtsalt oluliselt väiksem ja digitaalsem. Telefon põhineb teadmistel elektrist ja magnetitest. Tänapäevane nutitelefon võtab juurde ka elektromagnetainet. Auto on suurepärane leiutis, mis sisaldab endas väga palju füüsikasaavutusi. Sisepõlemismootor, elektrisüsteem, elektriteadmised, käigukast ja hammasrattamehaanika. Aku, liin, väävelhappe ehk akuhappe.
tootmiseks diislikütust saadud naftast. Rehv, kolumeer ka saadud. Kes siis kiire elutempo ja teadussaavutuste tuhinas, unustage ka loodust enda ümber märgata. Võitke oma jalajälg keskkonna suhtes võimalikult väiksena. Ka on meil tulevikus kasutada, see on juba sinu teha. Во взрослую жизнь школа дверь нам открыла, звенит наш последний звонок. Доброй памятью мы школу помнить будем. Будем знать, что есть на свете уголок. Laula sa, laulama palua ka. Laula sa, laula ikka rõõmuga. Tikisa õmblega, imepeene nõelaga. Tikisa õmblega, imepeene nõelaga. Tantsi sa, tantsi ikka meiega. Tantsi kas või üksinda. Maali sa, maali pikka pintsliga. Maali sa, maali pikka pintsliga. Kopsi sa. Virisa, mis siis ikka virisa, virri rõõmsa meelega. Hello, I'm Christina. Hi, I'm Caroline. Hello, I'm Greta. And I'm Elizabeth. You say goodbye and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. I say hi. You say love. You say why. And I say I don't know.
law. Last Sunday ended our football league and we get good place there. And we are very happy. Bye. Head õpetajad, oli väga meeldiv teiega koostööd 9 aastat teha. Sport sidus meid ja sport seob teid ka edaspidi, küll ilma minuta. Ja omalt poolt soovin teile, et te ikka jätkaksite oma lemmikalal. Siin koolis te olite väga tublid, teie nimed on väga paljudes rekordite tabelites, kergejõustikus, mõttemängus olite tublid. Ja kindlasti palliplatsil ka. Soovin teile tuult tiibades. Tere! Mina soovin teile ka omalt poolt edu ja jõudu. Kindlasti ärge mida ära unustage, seda vahvat koolimaja, seda staadionit, liivakasti, kõiki neid toredaid aastaid, mis teil siin olnud on. Ja edu ja jaksu edaspidiseks. Ja minu pooltki samad sõnad. Ärge kindlasti unustage liikumispisik. Selle pisiku kõrval peab ületama kõik takistused. Jõudu ja jaksu edaspidiseks. Ja ega me kadedad ei ole, las spordipisik jääb teiega!